Kui meie järjeloo peategelane Pirjo on täiskasvanute ujumise algkoolitusel 5. korda, siis meie tulime tema tegemisi jälgima 2. korda. Vaatame, kui kaugele ta vahepeal ujunud on. Täiskasvanud algajad mulistavad täna kõrvuti üsna väikeste põnnidega. Piltlikult öeldes püüavad siin korraga ujumist selgeks saada nii lapsed, vanemad kui vanavanemad. Ühtviisi püüdlikud ja hakkamist täis on kõik. Ma vaatan neid väikseid põnne ja mõtlen, et oma lapsed saadan võimalikult vara ujuma. Nii, kui vara? Ma arvan, et ma saadan üsna varsti. Mul saab poeg aastaseks, nii et ma arvan, et siis juba. Nii et järgmine kursus, mis sa siis läbid, on hoopis lapsega ujumise? Võib-olla ma saadan isa, aga isa oskab nii hästi ujuda, et siis õpetab pojale selleks. Ema Pirjol on esialgu endalgi õppimist kui palju. Käsi võimalikult pea ja kõrva lähedale, tõmme, käsi lõdvaks, vahetad punni peal käe, peopesa, käsi tõmme, katsu pidevamaks, natukene ühtlasemaks ja pidevamaks. Pirjo, vaata mind! Enesetunne on selline kahtlev praegu, et tegelikult alati, kui ma siia tulen, siis ma olen puruväsinud ja mõtlen, ma ei jaksa siia üldse tullagi. Aga siis, kui ma siit ära lähen, siis ma olen jõudu juurde saanud, et see on küll üks hästi positiivne kogemus, et tegelikult see tõesti löögastab, vesi löögastab ja see õppimine siin annab tegelikult paljult see tuleg üritada ennast ületada ja õppida midagi juurde. Et see on põnev. Ma vaatan, et mitte kogu see seltskond, kes siin rõõmsalt alustas, ei ole kohal. Kas see tähendab, et osad on ära hirmutatud ujumise raskusest? Väljalangejaid on põhimõtteliselt üks, aga temal juhtus pärast esimest tundi midagi seljaga, nii et tal oli käinud kodus kiirabi ja ta on kokku leppinud niimoodi, et ta tuleb kevadel uuesti. Aga ülejäänud on niimoodi, et 3 tänast puudujat on üks operatsioonil, üks õpingutel ja üks lihtsalt haige. Nad ei ole loobunud. Annavad siis viisakalt teada oma Annavad viisakalt teada, jah. 10 vette välja hingamist, kas kükitad? Või istud, sinu valik, aga 10 vette välja hingamist. Samas tempos üles ja samas tempos alla, ära üles karve nagu pudelipunn. Ma arvan, et paljud tegelikult, kes arvavad, et nad oskavad ujuda, ei oska ujuda. Kui tegelikult oled olukorras, kus sa oled keset vett, siis see koera ujumine nähtavasti, mida paljud oskavad, ei päästa inimest. Et siin ikka õpetatakse sellised pisiasjad, kõik selline tehniline pool. Sellepärast on see väga kasulik teadmine. Ja ma ise mõtlen, et kui nüüd suvel oli ka väga palju õnnetusi, et see on selline elementaarne oskus, mida inimene peaks oskama. Pirjo arvates tuleks ujumist õppida ka siis, kui selleks endal tahtmist pole poolsunniviisiliselt, sest oskus konnamoodi jalgu liigutada võib päästa su elu. Pöiad vaatavad otse niimoodi taha. Nii, põlvega kõverdad jalad nii, et sääred ja reis tulevad kokku ja pöörad jalad selliselt välja. Nii, nüüd hakkad kand ees suruma läbi hargi jalgu taha kokku. Läbi hargi taha kokku. Kõverdad, pöörad ja hopp, lükkad kokku. Ei püsi. Pirjo läheb küll ühesõnaga, ta saab kõik asjad selgeks, aga ta peab oma mõistuse laskma sama lõdvaks nagu käed ja jalad. Ta ei tohi nii palju peaga ujuda, ta peab rohkem ennast usaldama, aga ilmselt vist see on veel niisugune natukene kauge muusika. Aga kas selleks on ka mõni hea harjutus, kuidas mitte peaga ujuda? Ei, selleks on ainult tulla olla vees, ainukene harjutus. Tähendab, lõdvaks laskmine ei ole läbi harjutuse, vaid see on läbi tunnetuse ja tunnetus see tuleb vee sees. Samamoodi nagu hirmu ei võta ära ükski harjutus, võtab ära sooritus, mis annab kogemuse, et tegelikult polnudki väga. Kuidas see üldse sinul omal ajal nii-öelda tegemata jäi? Või õppimata jäi? Ma mäletan seda, et samal ajal, kui
meil kunagi ei õpetatud koolis. Mingi periood hakati ehitama ujulat ja see võeti ka enne maha, kui sinna vesi sisse lasti. Ma ei mäleta, kas sinna vett sai sellest sisse, lammutati enne maha. Ja mingid kursused olid aeg-ajalt merest, aga mina ei saanud nendest osa. Et see, et sa oled kasvanud vee ääres, ei tähenda, et sa oskad ujuda. Kunagi ei ole hilja nagu. Kunagi ei ole hilja, mina ikka üritan ka. No ürita edasi. Basseinist püüame Pirjot leida ka veel järgmises saates.